kui palju umbes täpselt raha tuleb siin? Palju siin farmis selle Sottoni eest siis raha saab? Ma olen nüüd seda tööd teinud siin mingi kuradi nädal aega või? 2 nädalat või? Ja ma ütlen ausalt, et see on nagu esimene traktori töö. See on korralikult sajoobi visanud või? Üldse ei viitsi seda tööd teha enam. Ma isegi ei vaata selja taha, sest ongi see, et kui sa tagurdad, siis GPS-i tegelikult ei ole. Aga su rattad on vaos ja ma lihtsalt vaatan seda numbrit siin. Et siis see ütleb mulle, et traktor on umbes täpselt keskel nagu. Peeglist vaatan, et noh, see kuradi pall tuleb, on ja reaalselt see on esimene töö, kus nagu mõtlen, et aida küll, kaua me kuradi püüame need palle. Noh, nüüd hakkab lähemale tulema. Ei ole veel aega küll. Efektiivsust on nagu juurde tulnud, ütlen seda. Aga motivatsioon on langenud, eks ole. See on nagu huvitav, et muidu tavaliselt on see, et nagu need teised need põkatööd, vaata. Seal sa ju ainult kuradi pöörasid ja muud ei teinki midagi. Siin sul on vähemalt nagu midagi teha, vaata. Ikka ei sobi, no mis ikka ei sobi, see ei sobigi. See traktoriga kõndmine ja randaaliga ja vagude tegemine, seda võib teha küll, aga kuradi ma ei tea, miks see nagu võib-olla on äri siin läbi raisk. Sitt traktor on, külmkappi ei ole. Jalatugesi ei ole. Kuradi, kui sa panen oma jalad sinna, kuradi sõidan enamasti niimoodi, sest kuradi jalad on nii kuradi kanged. Jalgu pole mitte kuhugi panna. Külmkappi ei ole, panen külmkapp siia, raisk, külma kõrre maanada juua. Ei saa. See pall selja taga maksab, mis oli $4000 kuni $6000. Miks selline vahe on? Sellepärast, et ongi see, et sellel on põhimõtteliselt see, et kui puhas see Sotton on. Mõni on täitsa puhas ja mõni on täitsa sitane. Selle järgi on see, et kui palju see maksab, aga $4000 kuni $6000 on üks pall, üks 300 hektari. Oli mingi 300 hektarit see, 350 midagi sellist. Seal oli mingi 800-900 palli umbes. Arvuta ise, natuke tuleb raha. Ühe põllu pealt, vaata. See on mingi sitane põld. Siin on, põõsas on väike ka. Aga mul vahet ei ole, ma tahan kuradi, et see läbi saaks juba. See on esimene töö. Traktori töö, ma mõtlen, et ei taha teha seda. Mitte, et ma ei taha teha. Aga nagu, kui see oleks mul nagu valikus, siis ma nagu ei teeks seda. Ai, kurat. Tegin oma käpakati ka nüüd. Kurat, sa ei püsi enam mul siin ju. Jälle häda. No ole siis viltu, Mina olen nüüd päevavahetuses, Joonas on öövahetuses. Traktor on 24/7 töös. No see on ka see, et siin nagu ei juhtu midagi. Ainult asi, mis siin juhtuda saab, see pall jääb katki. Vahepeal on, mõni pall on läinud katki. No muud ei juhtugi, Liiga lebo töö või? Mis see viltu oleb? Kuradi. Noh. Super attack just. Aga võib-olla sellepärast ka. Mul on sa joobi visanud, et siin ei ole sinuga millestki rääkida. Kui nii-öelda eraldi mingit teemat võtta, sest no reaalselt kuradi tuim töö, vaata, võtad põllal palli, paned põlla äärde palli ja on kõik, vaata. Alguses oli hea, tore, vahva, ja nüüd ei ole nagu midagi. See tähendab seda, et ma sinuga ka ei räägi, vaata. Valetsin üksinda, ma helistan kuradi sõpradele. Teeb videokõnesi. Aga nagu ega nemad ka ei saa kuradi 12 tundi järjest teha,
oled siin üksita, jäädki siia ja ongi kõike. Podcastid on läbi, mis mulle meeldivad. Kõik on halvasti. Tuleb jälle järgmine pall ja paned siin edasi tagasi. Endale loogika ütleks see, et just see kuradi kõndmine edasi-tagasi, et see on nagu igav töö. Aga mul kuidagi nagu vastupidi. Maitsed on erinevad, mõne maitsed sitt lihtsalt. See, kellele see töö meeldib. Kõike. Ei, väga hea. Väga hea. Paneme 36 palli ritta. See tähendab, et see on 2 rekkateid. Ehk siis ühe rekka peale läheb 18 palli, mõtle. Ja üks pall kaalub umbes 2–2,4 tonni. 40 tonni rekka peale. Ma ei tea palju üldse nagu, mis see piir on Eestis. Mis piir? Piirborist käidki. Ole vaid piirborist käidki! Metsapeokad ja need, palju sinna puitu peale pannakse. Need on ka ikka iso rasked ja nii palju vaatan seda kella. No reaalselt ühegi traktori tööga pole olnud mul see, et ma nagu vaataks kellad, millal see asi nagu läbi saab. Minu loogika on see, et kui sa vaatad kella liiga palju, see tähendab seda, et sulle see töö ei meeldi. Ja kui töö ei meeldi, siis tuleb töölt ära minna. Nii lihtne ongi. Nagu sa näed, kollane pall on taga. Ehk siis see on päris huvitav. Et noh, me oleme nüüd enda farmis olen nüüd tagasi ja see farm, kus kõrval oli, sealt on kõik pallid korjatud. Aga seal mõned põllud on need, mida veel pole üles võetud, sellepärast, et seal pole kotton vist ei ole valmis. Nagu ma aru olen saanud. Ja siis nad seal lasevad sellel kottonil veel veits kasvada ja siis kui kõik see suurem osa on tehtud, siis nad lähevad sinna tagasi. Vist midagi sellist. Ütleme niimoodi. Ma olen justkui nii-öelda nagu kiitnud enda seda manageri siin ja ütleme niimoodi, et põhjusega olen kiitnud. Nüüd, kui ma seal teises farmis natuke aega olin, siis nüüd ma saan aru sellest, et see kiitmine ei olnud nagu niisama, et see manager, kes minul siin on, ta on tõsiselt nagu hea, ta ise nagu mõtleb nii palju ette ja mõtleb kaasa ja mõtleb, kuidas oleks kõigil nagu parem, nagu ta ütleme niimoodi, et tema teeb manageri tööd, tema peabki manageerima seda, et kõik inimesed, kes siin nii-öelda nagu töötavad, kes siia tulevad, et neil oleks hea, no see on päris, et mul läheb meelest ära see asi korda teha. Kuradi värsse, katki. Üks põhiasi on see, et no teed on korras siin, siin oli siin tagant tehtud ka tee korda. Et noh, see on muidugi üks nendest väga-väga väikestest asjadest. Aga siin farmis on kõik korras. Traktorid on puhtad. See on nii perses, see traktor on tegelikult vist on selle teise farmi oma justkui. Ja kuradi tulin siia, ma tegin kuradi 20 minta, tegin puhtaks seda kõigepealt. Mulle ei meeldi, kui midagi sitane on. Siis ma tegin kõigepealt seda puhtaks. Ja siin on nii mõnus sõita, seal teises farmis, ma olen täna alustasime siin. Ma olen siin esimese palli võtsin ära enda falmis. Enda falmis. Ja ma juba tunnen, et ma kuradi kodus, kõik on korras. Muidu seal teises farmis oli see, et no nende põlla ääres no ei saanud sõita nagu kiiresti. Siin saab kiiresti sõita. Ja ongi efektiivsus. See on efektiivsus. Nüüd ma saan sellest aru, et nagu see manager, kes mul on, ta kuradi ongi tõsiselt nagu väga hea. Nagu ongi nagu hakkas üle minema. Vahepeal on see, et kui traktor teeb natuke krutskete, hakkab vagu peale minema. Vaata jälle. See ongi see GPS hakkab mulle rääkima. Vahet ei ole, kus sa töötad. See on nii oluline, milline su juht on. Kui sul on juht siuke,
on nagu juht ja nagu ei ole ka juht, ega siis sul see töö on ka siuke on nagu ja nagu ei ole, vaata, et nagu siis sa pead leidma nagu need töökaaslased, kes teevad selle töö nagu justkui nagu mõnusaks, onju. Aga kui sul on see manager ka nagu sipsti-säpsti nagu prima, onju, no kuradi nii mõnus, näe. Ja see on ka see, et kui keegi manager mind vaatab, onju, siis mõtleb, et mis seal vahet on, onju. Et töö tehakse nii või naa ära. Töö tehakse ära, absoluutselt. Aga minul on küll siin farmis, kus ma praegu olen. Ma ei taha sitta keerata. Sest ma tean, et kuradi nii hea vend, vaata. Ma ei taha talle kuradi paska keerata. Sest oli ka see, et see põga läks mul eile ka katki, vaata. Et oli see mõttes, et perse jälle minul läks põga katki. Eilise, hallo boss. Engine, jah. Siis tuli siia, siis ta ongi see, et see põõsas teeb sellele traktorile ikka ilgelt nagu halba. Sest noh, siin põka all on ka need juhtmed. Ma panen selle palli maha ja siis näitan sulle. Põka all on ka mingid juhtmed, on andurid, mis ütlevad, et no sellele traktori ajule, et kas kõik asjad on korras. Siis eile läks see juhe, mis näitab hydraulika õli survet. See juhe läks katki. Siis tuli jälle mekaanik, tegi seal põlla ääres tegi korda, ja siis me panime ühe katte ka sinna veel, ja siis ma küsisin ka selle peremehe käest, et nagu ju teame, et me seda tööd teeme, et nagu miks ei kaita või miks ei panda mingi kaitse sinna või miks ei kuradi John Deere ise ei pane, vaata, ja siis ta ütles, et nagu, et sellist tööd nagu pigem ei tehta selle põkaga nagu nii palju. Ehk siis John Deere'il ei ole mõtet neid juhtmeid kõik ära peita, vaata. Et see on lihtsalt väga spetsiifiline töö justkui. Sest noh, see ongi see kuradi see põõsas nagu hõõrub seda kogu aeg, seda põhja. Ega ta on kuradi tikri põõsas, no. Ja mõtle, kui sul nüüd lähed kuskile põõsa vahele, mine jookse niimoodi kuradi põõsa vahel niimoodi, et vagu on sul kahe jala vahele, no jookse niimoodi, vaata kaua sa vastu pead, on ju. Ikka mingi error tuleb sisse vahepeal, vaata. Vahepeal läheb midagi katki ja kriibib ära. No kurat, siin on tee nii hea, et sõida või kuradi sotiga. Täit! 30-ga ei kõhi ka. Põõsas on mulle puusani, on ju. No ütleb kuradi isegi nabani. No siin on see põld on ikka vapsee hea, no. Ütleme jah, nabani on see ja ma arvan, et traktori clearance on umbes ütleme põlveni, jah. Ehk siis no mingi 60 senti, jah. Siin koha pealt läks üks juhe katki, ja me panime mingi katte, panime sinna veel ette. Praegu töötab, Joonas terve öö tegi. Praegult on hästi kõik. Siin on põõsas ikka väga hea. See on ka muidugi see teema. Rääkisin manageriga ja küsisin, et noh, kuidas saak on, vaata. Ja tead, mis välja tuli või? Ta on 15 aastat teinud seda tööd. Ja see on 15 aasta kõige parem saak. Kuradi kõvad vennad oleme ikka raisk. Mõtle, 15 aasta peale kõige parem saak meiega. Ja ma olen varem rääkinud ka seda, et meil nagu õpetasid meid välja, aga ma olin põhimõtteliselt üksinda siin kogu aeg. Siin õhtul ja päeval ja kui me neid kastsime, niisutasime. Selles suhtes päris äge. Et see on nagu kõige parem saak. Vaata pakk on ja kuradi sündin niisutajad. Et selles suhtes on väga äge. Ja ta ütles seda ka, et praegult me vist me panime need numbrid kokku ka. Et praegult saab umbes täpselt 4,2 palli hektari peale.
ja panime selle teise farmi numbrid panime ka sisse ja seal oli 3,2 vist või midagi sellist. Ehk siis mõtle, 1 hektari peale tuleb siit farmist 1 pall rohkem ja siin on 1 põld on umbes täpselt. No see põld on mingi 130 hektarit või? Nii, 130 hektarit. Ütleme jämedalt. Kõik põllud ei ole ka nii hea, et see põld on väga hea meil. Ütleme jämedalt, 1 põllu peale sa saab manager 100 palli rohkem. Ütleme. 100 palli, see on $40,000. Ja siin on 20 põldu. No laadna, kui palju kuradi raha saab. See on nagu jah, äge. Et töö on vilja kandnud. Eile, kui manager tuli mu juurde, kui põka katki oli, siis ütlesin talle 2-0 minu kasuks. Siis ta ütles, et kuule, teeme nii, et rohkem neid numbrid juurde ei tule, et tal ei ole nii palju põkasina. Et ära rohkem katki tee, või see kuradi Simmo mängin esimest korda, ma ütlesin, et ma ei oska midagi paremini teha ka vaata. Et sellest on äge, et temaga siuke kuradi lõõpimine ka, kuradi nalja tegemine ja saab päris juttu rääkida. Nagu päris inimene. Ei ole see, et kuradi ainult karjuks. Et see on nagu 100% tulen siia tagasi. Lihtsalt sellepärast, et nagu talle ka head teha ja noh, kuradi nii head mehed, et kuradi läbi ajaloo kõige parem saake. Ma arvutasin umbes täpselt ühe vahetusega on 60-70 palli. Nagu üks traktor jaab välja, umbes täpselt 11 tunniga. Ja siis ma panin numbrid kokku ja ma olen umbes täpselt 2,5 milli dollarit põlla äärde viinud. 2,5 miljonit dollarit. Ja niimoodi mõtlen päris rämene. 2,5 miljonit lihtsalt. Üksinda. Aga kus mul raha? Mul kuradi... Kelle kätte ma selle rahahoti viin nüüd? Tahaks ise ka teada. Kus mu raha on? Ma tahan oma tööst raha saada. Ma tahan oma tööst raha saada. Ja ma ei taha mingit kokke mängida. Okei. See on küll see kurit klõpsutamine käib siin kogu aeg. Vum. Kirjutasin managerile, et teed on liiga head siin sul farmis, vaata. Siis ta ütles, et it's the product of living on farm and everyone's great efforts. Ehk siis, no full managerna. Ta ei võta seda, no ma arvan, ta ikka võtab sisemas seda kreditit, vaata. Aga ta nagu, no see on õige, tema jaoks on ka see, et nagu tiim oleks hea ja kõik see. Ja nagu see nagu näitab tulemustes. Kui sa oled manager, ja sul töötajad on rahul tööga, sinuga, kõigega, no siis on see tulemus nagu väga hea. See ongi see, et vaata, paljud inimesed, võib-olla isegi noored, võib-olla ei saa sellest aru. Et sest neil ei ole seda töökogemust nii palju, nad ei ole igal pool nagu töötanud. Aga kui sa ühe korra saad selle hea manageri endale üldse, nagu see ei pea olema siin Austraalias, üldse. Saad ühe korra head, ühe korra sitta, siis sa mõtled, et oi kurat, mõni inimene on juht ja mõni inimene on juht ja mõni inimene on ülemus, vaata. Et kui sa ühe korra saad seda juhti, kes oskab juhtida ja kes tahab juhtida,
siis kui sa selle ülemuse peale satud, siis on see, et perse, tahan tagasi vaata. Seega, kõik manageride, tõmmake normikse, siis sa kuradi saak ka parema. No tegelikult see on reaalsus. Kui sa oled hea juht, siis sa seda näed. Ai kurat, pall on katki. Minne perse. Kuradi, me oleme liiga ääres. Ma kuradi kardan, et me paneme need pallid sinna kraavi ja ongi kõik. Kui sa oled hea juht, üldse nagu nende positiivsete asjadega on see, et need kurat kipuvad hiljem tulema. Ma ei taha nii äärde panna. Ma panen siia. Üldse nende positiivsete asjadega on see, et need tulevad hiljem. See negatiivsus, selle saad kohe litaka kätte, aga see positiivne, et kui sa oled nagu elus nagu hea inimene ja tahad teistele head, siis mõtled, perse, miks sinuga midagi head ei juhtu. Aga see tuleb kõik ringiga tagasi, aga mina olen elus aru saanud sellest, et see headus, see tuleb kurat nii suure kaarega, et vahepeal on see, et kurat tahaks munn ka olla. Aga kui sa oled nagu aladades parima ja teed head ja kõik see tuleb tagasi, aga see kurat tuleb nii fucking suure ringiga. Seda kuradi kannatlikku, seda peab ikka olema. Oota, näe, ma näitan sulle ühte asja veel. See on päris huvitav. Harvesterid panevad igale pallile panevad siukse QR-koodi peale. Nagu iga pall on märgitud ja siis see info läheb kõik sinna džinni siis, kus nii-öelda see koton puhtaks tehakse. Ja see QR-kood ütleb sellele džinnile seda, kus põllu pealt on see võetud, mis on olnud niiskuse tase. Et põhimõtteliselt kõik info, mis selle palliga seotud on, eks igal pallil on oma QR-kood. Kui ma selle palli nüüd paneks kuskile teise põlla äärde, siis oleks seal džinni see error. Ehk siis ongi see, et nagu siin on kõik nagu kuradi nii mõõdetud, et seal QR-koodis on tõenäoliselt see, et kui palju see pall kaalub siis on ja mis seal veel võib olla. Seda ma ei usu, et seal kirjas on, et kui palju seda paska siin sees on, aga võib-olla isegi on, et nagu kõik info, mis selle palliga seotud on seal QR-koodi peal olemas. Igal pallil on see kuradi QR-kood peal. Ütleme niimoodi, päris nutine värk või mis? Päris nutine värk on ja? Ma võtan selle palli peale ja siis ma arvutan, kui palju umbes täpselt raha tuleb siin. Palju siin farmis selle Sottoni eest siis raha saab. Kokku on siis 3888 hektarit ja kui ma korrutan 4-ga, see on 15,5 milli. On nii-öelda see kõige odavam. Aga ma arvan, et siin on rohkem, paneme siis 5-ga. 3888 korda 5. No põhimõtteliselt 20 milli tuleb kindlasti. Jesus Christ. 20 milli Sottonit. Isegi rohkem võib-olla. No kui see kõige krõbedama hinnaga võtta. No ütleme jah, umbes täpselt 20+ milli. Oi korja, mitu Lamborghinit saab? Mõne ikka saab. Kõik kulud maha võtma. Ma arvan, et
5 milli ikka on ju. Võib-olla isegi rohkem. Võib-olla isegi 10 milli kasum. No ikka kuradi, ikka päris kasumlik asi on see. Ja see on ka, et Austraalia Sotton on maailma parim Sotton. Miks ta maailma parim Sotton on sellepärast, et siin on, need ilmad on nii kuumad siin, et see Sotton saab siis nii jõhkralt kasvada, et ongi see, et kui sa nagu niisutad on ja siis uuesti saab nagu nii rämedalt kuuma, ehk siis see on sellele taimele nagu kõige parem. Kuradi siis see traktor mul ei püsi seal vaos. Hakkab korralt piiksuma kogu aeg. Ega siin nalja ei ole. Mõni pall läheb katki küll. Meil üks on seal rivis kuskil katki. See pall on ka katki. Mul on siuke tunne, et need vennad, kes siin seda kottonit korjavad, nad panevad kas 1 tiiru või 2 tiiru vähem seda kuradi kilet. Sest nagu siin ma näen seda Sottonit nagu väga-väga hästi. Teises farmis, kus ma tegin, seal nagu ei olnud nii palju näha. Noh, täitsa katki on ja. Et seda üles ei saa me tõsta. Siin tehakse siuke pull, et pannakse põhimõtteliselt koormari. Pannakse ümber ja kui täitsa katki läheb, üks läks täitsa katki, siis seal pannakse see koton käru peale. Ja siis viiakse otse sinna puhastusmajja. Siin tundub, et on kuradi, ma ei tea, kas 1 või 2 ringi vähem seda kilet. Ja nagu see kohe mõjutab seda. Sest muidu on see, et kuidas mina olen teinud, on see, et ma sõidan selle kuradi labidaga sinna alla veits. Ja siis ma lähen palli juurde, siis ma näitan. Aga seda pean ka nentima, et mõlemad pallid, mis katki on, mina pole teinud. Sõvermees seal. Ei on hullu midagi. Pall jääb katki, selle pall jääb katki. Pole midagi teha. Põhimõtteliselt niimoodi, et sellest edasi ma rohkem ei tohi minna, sest siis ma lähengi selle kile vastu, on ju. Ja siis ta võib kurat katki minna. Seal teises farmis, kus olid need teised pikkerid siis. Nad vist panid rohkem, siis ma kuradi sõitsin ikka hooga alla ja midagi ei juhtunud. Aga ma kurat maamehe vaist ütles. Ära kurat roni sinna alla. Pall on nii palju, mahu ära. Ongi see, et muidu me teeme 36 järjest, siis on väike vahe, aga siin me paneme 18 nii-öelda topelt, sest nagu ongi probleem, et kurat raiped ei mahu ära, aga ma arvan, et see on manageridele nagu kõige parem probleem, mis üldse saab olla vist või? Paremat probleemi vist väga ei ole või? Kurat, aga siin peab vaatama seda. Nende pallide taga on kraave. Ja kuradi ma oma käpaga ei tohi pihta nendele minna. Või no pihta võib minna, aga ma ei noh. On jaa, või kuidas nemad panna? Kuradi neil on, tundub nagu oleks lähemale. Meil on nagu mingi kuradi vahe sees. Need poisid seal taga, need on nagu palju seda teinud niimoodi. Me Joe'ga kurat teeme esimest korda mängime niimoodi. Kurat, mul lõi jälle selle sama veakoodi sisse, mis eile. Praegu veel sõita saab, aga ma mõtlesin, et paska täis on. Kõre seda paska tuleb nii palju. Siin on see juhe, mis eile katki läks.
siin peab lükata, ei saa midagi. Kurat, kõik on nii kuum siin. Motherfucker. Mootor on soe. No siin see juhe on. Viljeed. Oi, bled, kui kuradi kuume. Motherfucker. Kurat, pliidi peal oleks see. Sa tahab pliidi kaasa viia või? Mis sa tahad pliidi kaasa viia või? Kurat, ma olen traktor, mitte tsementere. Ma olen traktorist, aga mitte tsementer. Fuck, kui kuume. Jesus. Ja mõtle nüüd, see asi on siin. Ja kurat, see traktor on kuradi soojane. Noh, siin on see, aga kuidas ma see panen niimoodi, et... Noh, kurat, siin on sitt. Noh, selle mati panime siia eile, aga kurat tuleb välja, et see matt ei ole siis kõik parem. Kus ma see panen, et see kuradi... Noh, niimoodi või? Kuradi kinnase! Pakk, miks sa kuradi nii kuum oled? Rohkem ma midagi välja ei mõtle, mida ma teha saaksin. Muidu on jälle kurat allapoose. Michael. Yes, engine. Näeg perses, No saame seile, jah. Perse, kurat! Minuga juhtub, kuradi Joonas terve öö sõitis, mitte midagi ei olnud ja nüüd tulen mina. No ma ei saa midagi teistmoodi teha ka ju. Vana põkaga tagasi. See põka, mis esimest korda... Aga kurat, ja jätkas siin niimoodi. See põka, mis esimesena katki läks. See on nüüd tagasi töö. Siis see manager ütles ka, et kuule, ma teen praegult hästi rahulikult. Sest sinu vahetus kohe lõpeb, et siis on korras. Sest minuga lähevad kõik traktorid katki. Mis ma teha saan? Elu selline. Ei ole midagi teha. Oota, kurat, siin on mingi ongelma nüüd. Naatke persus on siin nüüd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. Kuradi, nüüd on teine kuradi käiguvahet, ennem oli klõpsuga, nüüd on see jälle harjumatu. Kuradi ei näe ka midagi. Kui need pallid on põldudel korjatud, siis kõigepealt läheb üks niiduk peale, Ma kohe näitan sulle, milline see põld välja näeb, siis kui niiduk peale läheb ja siis kui niiduk on ära käinud, siis läheb Philip läheb sellise masinaga. Ehk siis kui kõigepealt niidab maha, eks ole, ja siis Philip läheb siukse asjaga, see siis tõmbab need juured välja. Kui see põld oli nii-öelda nagu sile, siis oli mingi 8 korda käis traktor üle või. Eks tegelikult ja mingi 10 pluss traktorid käib ühe Sottoni põllu peal. Et see kurat Sotton kasvama hakkaks ja peale ka veel, et kui Sotton on korjatud, et siis et see järgmiseks põlluks ette valmistada. Traktorid on ikka päris mehiselt siin. Aga see niidetud põld on päris äge reisk. Siin farmis on hoopis teine pilt ka, enam teksid ära siin. Sottoniga olid harjunud, kõik oli ilus, roheline. Nüüd on lihtsalt põld. Kurat, siin ikka asju juhtub. Vaata ühel põgal. Rehv katki. Näed ässa, seisab seal. Tagumine rehv katki. Ja on kõik. Ei liigu. Ilma rehvita nagu pigem ei liigu vist traktor. No liigub, aga noh. Eks ta teeb haiget. Sellel käpal mul on vaata üks rehv on vale. No, ma nüüd ei tea eelmises videosest või? Selles videosest ei ole. Eelmises videos nägid, et läks katki, siis panti Sottonid sisse.
et noh, natukene tugevam oleks, siis viidi parandusse. Nüüd tuli rehv siia. Mis juhtus? Juhtus see, et kurat, velg on kurat teine nüüd või. Aga kui ma siit nüüd vaatan, et seal teises farmis, seal me ei teinud ühtegi korda, ei teinud seda tabelstacki nii-öelda. Ja põllud pikkupidi on justkui, see on mingi 950 meetrit pikkupidi või. Mingid väiksemad on 700, aga nagu enamus on ikka põhimõtteliselt kilomeeter pikad. Ja siin on 1, 2, 3, 5 korda 18, ehk siis 90, põhimõtteliselt 90 palli rohkem kui tavaliselt seal teistel põldudel. Ja mõtle, iga põllu pealt sa saad 90 palli rohkem. Kui räme vahene. Pablo Escobar pani rahaga ahju küdema. Me oleme Sottoniga nii. Meil on Sottonit on. Paneme selle Sottoni. See kuradi vagu on. Kurat, ma sain selle põllu viimase palli ja. Kõva värk. Üks küsimus oli ilgelt hea YouTube'is. Ma mõtlesin niimoodi, et kui tulevad head küsimused, siis ma vastan niimoodi kohe järsku videos. Et siis on teistele ka nagu hea vastus, eks ole. Et kui on mingi hea küsimus, siis ma siin kommentaarides ei vasta, vaid vastan videoga. Seega, kui ma sinu küsimuse alla kirjutan, et väga hea küsimus, vastan videos, siis tead, et varsti tuleb mingi video, kus ma räägin sellest. Küsimuse selline, kurat, nii palju peab lugema nüüd järsku. Kui esimest korda traktori peale pidid minema, kas ebakindlus, ärevus ka sees või keerasid midagi tuksi? No mul ei olnud seda ärevust, sellepärast, et ma olin varem ka traktoritega sõitnud. No mitte selliste isopillidega. Siin sa oled natuke kõrgemal need... Ma olen sõitnud need Saksa ja Vene traktoritega, mis Eestis on need NSV ajast vaata. Et mul veits kogemus oli, veits on ikka hirmus, aga no mul see hirm läks, ma arvan, mingi tunniga läks mööda. Kui sa täiesti nullist alustad, võib-olla on natuke hirmsam, aga nagu tegelikult see on lamp. Ärevus oli pigem sellepärast, et see on lahe. Sellepärast oli pigem see ärevus. Kui praegu ennast võrdled esimeste tööpäevadega, kui palju tööga õppinud oled? No väga palju. No eks see endal on see kindlus ka tulnud, et see põkaga tead, gabariidid on selged, eks ole, aga nagu kindlust on väga palju, sest kui mulle nüüd öeldakse, et mingi uue asja peal panema taha endale, mille sõida, pole üldse probleemi. Selles mõttes nagu nüüd on nende traktoritega sõitmine nagu väga ladna. Kas piip on ikka alles veel? Ei ole 2 viimast episoodi seda näinud. No siin on see, et väga palju me oleme nagu öövahetuses, päevavahetuses näiteks ongi see, et Joonas sa ka praegult ei näe, Joonast ei ole päris pikalt näinud. Või no üldse ei ole siin videotes näinud, sellepärast ongi see, et me oleme Joonasega olnud nii-öelda, mina olen päevavahetus, Joonas on öövahetuses või siis vastupidi, Joonas on päevavahetus, mina on öövahetuses. Et siin farmis pigem nagu on seda, et vaba päev on, siis saame miilustada, aga pigem on nagu niimoodi, jah. Alguses ma sõitsin ikka mingi üle 30 väga ei sõitnud. Nüüd on maks kiirus 42 kogu aeg sees ja ongi hästi. Auk tuleb seal ja muud ei ole. Tuleb ikka 42-ga. Vihma saadab. Ega siin on see, et kui vihma sajab, siis ega tööd teha ei saa. Kui see uputuse video tuli, vaata, siis küsiti ka seda, et kas mingi ette ei saa seda näha, et kas vihma tuleb või mitte. Noh, siin vaata mul map on,
siin ta mul näitab, vaata veits. Kuidas on praegu on nagu siuke pehme vihm, et see pilv läheb üle ja ma arvan, et siis pool tundi ootame ja siis paneme edasi. Aga siin sellist suurt vihma, no sa saad ette ennustada. Aga meil on väga tihti olnud see, et ennustatakse mingit 30 milli või midagi sellist, midagi isegi rohkem, mingit 100 milli ennustatakse ja siis siin farmis ei tule mitte midagi. Et noh, sa saad veits nagu arvestada selle vihmaga, aga tegelikult ei saa ka. Või selle ennustusega. Saad veits arvestada, aga tegelikult ei saa. Siin ongi see, et päris tihti oli see ka, et kõrvalfarmides oli nagu räme vihm ja meil põhimõtteliselt ei olnud mitte midagi. Et siin lihtsalt ütleme niimoodi, et tunnikese saad ette vaadata ja rohkem ei saa. Umbes nii. Aga muu paarimees on ikka põlla peale. Joe Rogane jamade. Kuradi keerad põllu persse niimoodi. See ongi see, et noh, teoorias saaks ikka tööd edasi teha, aga siis keerad selle põllu persse ja teed normaalselt vaod sinna sisse ja pigem siin oodatakse. Nagu siin farmis ikka on, siis see, et kui vihma sajab, eks ole, siis tööd ei saa teha. Noh, saab teha, aga mitte kõiki töid, vaata. Praegu ongi see, et me paneme kõik need pumbad, paneme kütust täis ja mul kütusepaak on jälle taga, vaata. Ma arvan, et me umbes tunnike 2 ootame, siis on põld võib-olla enam-vähem kuiv, siis saab neid palle jälle vedama hakata. Taga on üks rekka, ma näitan sulle, mis rekatega siin neid välja viiakse. Ma pean kuridi selle loaderi pean ka täis panema. Sest ongi see, et siin on 2 rekat, viib neid välja. Ja no kuridi sepad praegu hakkavad nüüd laadima peale. Siis ma praegu ei lähe sinna neid segama. Sinna lähevad pallid peale. Ma pole nagu ühtegi rekkat näinud siin, millel oleks nagu lihtsalt 1 käru. Siin igal pool on 2, vahepeal isegi 3 käru sellel rekkal taga. Sest nagu Euroopas pigem on see, et no ma ei ole 2 käru näinud rekka taga. No siuksed väiksemad jah, aga siin on nagu 2 suurt. Siin praegult valmistatakse ette juba järgmiseks hooajaks ka, noh, kuna siin on vaata need kanalid on ja, kus vesi jookseb, eks ole, on ja vesi voolab. Nendega on see probleem, et nad kuluvad, noh, ma ei tea, igatahes no kulubad, alt kraabitakse mulda on ja pannakse siia ääre peale, et selle point on nagu see, et noh, et saaks rohkem vett põllule. Sellel on nagu süsteem, et kui sul on rohkem nii-öelda veetase on kõrgem, siis läheb suurem surve ka sinna. Praegu see kopamees teeb, sest need tagumised põllud lähevad järgmine hooaeg käiku. Et ta teeb ikka mingi meeter kõrgemaks teeb selle umbes. Umbes nii. Farmis ma arvan, et siin ei saa kunagi töö otsa. Lambijürka ole siis vahepeal, noh, vihma sajab on ja praegu saame midagi teha on ja. Aga kui sa mingi manager või tähtis nina oled siin, siis siin ei saa kunagi töö otsa. See on põhimõtteliselt sama nagu maal omad suvilat või maakodu. No sul ei saa seal töö otsa või no oma maja on ja. Ikka on midagi nokitseda on ja kuradi teeks selle paremaks on ja õlitaks terrassi on ja terrass on õlitad, et kuradi võtaks meile puu maha on ja. Nagu maal on alati midagi teha. Vihma sajab, saad midagi parandada kuskil on ja garaažis on ja selles suhtes maal on alati midagi teha. Noh, me Joonasega mõlemad paneme kütsi siia. See on päris huvitav, vaata, et noh, siin muidugi on see terve farm on nagu mingi kalde all on ja, aga siin tehakse praegu seda, et see on siis nii-öelda see kõige suurem veekogu Harku järve on ja, et sa saad isegi farmi teisest otsast vett siia ülesse tuua. Muidugi jah, see läheb midagi läheb kaotsi, vaata. No otseselt kaotsi ei lähe, aga ongi see, et noh, need on tehtud, see on jõhker inseneeria tegelikult, kuidas siin see, need kraavid on tehtud.
Sest no mõtle, siin on no, mitu kilomeetrit on sinna, mingi 15-20 kilomeetrit. Ja mõtle 20 kilomeetri kauguselt sa saad mõlemat pidi vett vedada. Et see ilmselgelt, kui sa nagu sealt madalast otsast siia üles tahad, et siis see madalas otsas on sul see veetase kõrge, aga ikkagi ta jõuab siia poole. Vahepeal on need pumbad kuidagi, aga nagu see süsteem, see, et sa saaksid nagu teisest farmi otsast ka siia vett. See on nagu, kes selle kõik välja mõtles, see on see see kõige ülemine, kõige suurem Harku järveni. See pannakse täitsa vett täis järgmiseks hooajaks. Sest ongi see, et mida rohkem vett, seda vähem on seda aurustumist ja selle põhi on vist kõige parem ka, et siis ei lähe maa sisse seda vett, nii et kadu oleks võimalikult väike. Siin tundub, et on justkui nagu väga vähe vett seal kraavis, aga seal teisel pool on natuke rohkem vett, aga see vesi jõuab ikkagi siia. Ma ei tea, need pumbad muidugi ei tööta praegult. Ma ei tea, miks me kütse sinna paneme. Paak oli täiesti tühi, täitsa täis. Palju see on siis? Mingi 5,7 meetri saab, no ma ei tea, kas saab meetrit, võib-olla meetri isegi saab veel. Aga no see on nagu väga palju rohkem täis seda panna ei saa. Nii palju vett ma pole siin näinud. Aga võib-olla on sellepärast pumpa, et see kütusepaak oli tühi. Võib-olla sellepärast pumpa praegu. Kuidas siin mõõdetakse, mitu milli vihma on tulnud? Siuksed kopsikud on siin vaata. Ja siin ongi see, et kui nüüd sajab, siis kui täis see läheb, eks ole, siis kui meil see hull uputus oli, siis oli siiamaani täis. Praegu on tühi see. Et siin siuksed kopsikud on, mille järgi vaadatakse, palju vett on tulnud, palju vihma on sadanud. Siin ja siis seal vist isegi 3 kohas on siin. Sest noh, kuna see farm on nii suur, vaata, et kui siin sajab 20 milli, siis sul seal teisel pool võib olla isegi 80 milli. Vaata, siin on need pallid on ja siis selle loaderiga pannakse need pallid peale. Siin on kuradi nagu vanasti olid need vist oli see hobuse võitlus, vaata, kus panid selle siia on ja läksid sõdima vastase vastu. Siin on ka Sotton on vastane ja paned rekka peale lihtsalt. Panen selle paagi täis ja siis lähen oma põka peale tagasi. Ja siin kõrret tundub märg. Aga seal ja siin on pehme. Aga seal teise põlle ääres ma nägin, et mingi vend tegi juba tööd. Ma olen ka sinna siis. No pan alla. Õpetan siin Sandrat praegult. Kapte või? Oota, ma rohkem ei liigu, eks ju, juba kapte või? No. Väga hea. Ülesse ja periood edasi. Oota, ma pinged või? Väga hea on. Ma olen küll pingris. Kaas põhja. Meeldib töö või? Ei. Ei taha. Ei taha, jah? Ja no küll sa ära harjuda. Oota, mul on see käed väris. Põhja, aga jah. Mamma mia. Glenn arvab minust varsti liiga hästi. Vaata, kui sa keerad, sa võid sinna peeglisse kohe vaadata. Et siis sa näed, kus see pall tuleb, siis sa võid põhimõtteliselt seisma jääda. Oota, mida me tegema? Tagurdama. Juba? Jah, sõida veits otsa välja, nüüd keera teisel poole. Nii, vot väga hea, nüüd tagurda. No praegu põhimõtteliselt mine sirgelt, niimoodi väga hea. Ma arvan küll, jah. Väga hea. Nii, oota, natukene edasi ja siis üles. Jah. Ja niimoodi käib. Järgmine. Mis ma unustasin? Jah? See kipub unustama. Mina ei unusta ühtegi palli. Oled väga tubli, panid kabja ise alla. Ise unustasid ära või? Mina olen õpetaja. Mina kontrollin praegult. Ma juba näitasin sulle, kuidas tegema peab, on ju. Sa küsisid õpetaval küsimusi ka, et kas nüüd sa tead, mida ma teen? Traktoriload on või? Ei. No vaata, hakkame sellest pihta või? Sul on või? Muidugi. On või? Jah.
ma ei tea, ma kui on ka ju. ei, ma mõtlesin, et sul on, vaata, mõned on. Kuule, oota nüüd, mis sa selle palli jätad nüüd sinna või? Ma ei näinud seda palli. Mis sul, ta ei meeldi sulle või? Üks pall on veel seal taga või? Vaata, kui kiiresti nemad teevad seal. Miks sa nii kiiresti ei tee? Ma ei ole proff. No sa näed ka vaata, et kus me juba oleme sõitnud, vaata. Ei no minu jaoks see pall on üldse kuskil. Ei no vaata seda rida sa näed, vaata, et sa oled siin sõitnud juba. Et see sott on vaata veits tumedam. Näed on ju? Jaa. Mul kõik kontrolli all. Kontrolli all, jah? Kuule, ma olen jumala pekki samadega ju. No jaa, aga nüüd tagurdadki sinna. Tead, mis on või? See pall on viimane pall, mis ma peale võtan. Nagu üldse see aasta. Sellepärast, et ütleme niimoodi, et järgmises videos sa ei saa seda teada. Ülejärgmises videos saad teada, miks see on viimane pall. Mida Tanel tegema hakkab? Kus Tanel tegema hakkab? Kellega Tanel tegema hakkab? Seda näed kohe varsti. Noh, ütleme niimoodi, et minu töö on tehtud. Olen üle 3 miljoni dollari välja toonud ikka. Ei, rohkem võib-olla isegi. Ma ei tea, kas 4 päris on. 3,5 miljonit dollarit äkki olen välja vedanud. Ma arvan, et võib rahule jääda küll. Tunnen, et olen nagu töö nagu ära teinud. Ja kui töö on tehtud, siis tuleb ära minna. Kui nad peas mõtlesin, et viimane pall, viimane ei tohi kunagi öelda. Tuleb alati öelda üks veel. Aga oligi, nüüd võib öelda viimane. Noh, üle 3 miljoni on toodud ja mis mul muud teha on. Selline see asi on. Need tulevad siia, need pallid on ja siis need rekkad viivad sinna, kus nad seda puhtaks teevad selle kotoni on ja siis sealt müüakse edasi igal poole Indiasse ja Hiinasse. Ma ei tea, kus need inimesed neid noored inimesed, noored lapsed neid riideid kokku panevad on ja karm mõelda, aga nii see elu on. Aga muud jällegi, et no selles mina tean, mina süüdi jää on kõike. Ma tean, et siin mina süüdi jää on kõik, ongi kogu muusika. Võib-olla kui sina nüüd neid üksinda palle jääd korjama, siis me järgmise hooaja alguseni võib-olla korjame neid, aga vähemalt on korjatud. No siis on see, et ma ei tea, Filipiinid peavad ootama. Jah, siis puhkusel ei saa. Korjadki siin palle ja jätke siia. Mida Filip on õnnelik. Naine teenib raha. Naine teenib raha, õige. Mees saab kodus õlut juua. Peale tööpäeva saab õlut juua. Ei, praegu naine töötab kogu aeg ja mees on kodus ja joob õlut. Tänapäeval käib ju niimoodi.